Unistustest tegudeni. Kuidas siis saada unistustest tegudeni? Mina olen Heidi Plumberg ja ma räägin sulle täna siis, kuidas sina saad luua nii-öelda teekaardi endale, et unistusest tegudeni. Ja kes üldse saadab sulle neid unistusi, kuidas need unistused tulevad ja mikspärast sina oled parim inimene neid unistusi ellu viima. Nii et kuula kindlasti ja pane mulle like siia, kui sa vaatad, subscribe'i mu kanalile, on ju, kui sa oled siin ja tule meili listi. ma loodan sind siis toetada edaspidi ja täna annan sulle siis väga põhilised nipid kätte, kuidas sina saad unistustest tegudeni jõuda. Kuidas panna oma soovid ja visioonid tööle, ükskõik kas eraelus, ärielus. ma annan sulle praktilised strateegiad, Kiire elumuutuse podcast on praktiline podcast. ma olen ise praktik, Heidi Plumberg, ma õpetan ainult seda, mida mul endal töötab ja olen läbi proovinud ja et sina saad kõike saada kiiremini, paremini ja tõhusamalt. Meil kõigil on unistused ja mõni unistab oma kodust, oma korterist, oma majast, teine unistab oma unistuse tööst või ettevõttest. Kolmas inimene unistab üldse rahulikumast elust, kus on rohkem vabadust ja rõõmu. Aga kui tihti need unistused päriselt ka ellu viidud saavad, nii et tegelikult ma võin öelda, et kui sul ei ole plaani, kuidas sinna jõuda, siis on üsna keeruline edasi jõuda ja uuringud näitavad, et enamik inimesi ei jõua kunagi oma suurte soovide täitumiseni, sest nad jäävad kinni planeerimisse, edasilükkamisse või lihtsalt ei tea, kust alustada. Ja ma olen inimesi siis aidanud, ma olen loonud sellise keskkonna nagu stardipunkt.ee, see on 14 eurot kuus ja mul on tehtud ka siin nii-öelda ai assistente, kuidas panna oma eesmärgid, unistused kõik kirja, kuidas sinna jõuda. ja see on täiesti tasuta, kui sa liitud stardipunktiga, nii et selle kohta on siis väga põnev koolitus, mida sa saad siis läbi teha ja kuidas see kõik tööle panna. Miks ma arvan, et see on väga suur koht, kus inimesed ebaõnnestuvad, ongi see, et inimesed tegelikult ei ela unistuste elu, väga paljudel on ikkagi mingi jama, nad ei suuda nagu lõdvestuda selles olukorras ja, ja see ongi, tegelikult on üks suur kunst aktsepteerida seda, mis su elus praegu toimub. Näiteks minul on 3 aastat ema juba dementne, Alžeimeris, alates selle aasta veebruarist on ta voodihaige ja kuidas elada ikkagi oma elu, olla rõõmus, õnnelik, kui keegi teine kannatab või on sul puudega laps näiteks. kuidas seda pinget, mida see probleem alguses toob, on ju, kuidas seda pinget nagu leevendada, kuidas seda pinget üldse leevendada, ära saata, on ju, see on üks suur trikk ja teadus omaette ja paljud inimesed ei oska seda, jah. kuidas elada koos inimesega, kes ei ela oma täispotentsiaalil, on ju. kuidas elada inimesega, kes ei oska oma sisemist maailma muuta, et tema väline maailm muutub, on ju. No ma ütlen ausalt, et see on nagu koht tõesti, kui sina hakkad oma sisemist maailma muutma, siis hakkab sul ka elukaaslane, partner, lapsed, kõik see hakkab muutusse minema. nii et tegelikult, kui sa nagu ise hakkad muutuma, sa ei saa oodata, et keegi teine muutuks esimesena. sa ei saa oodata, et keegi teine oleks tänulik sulle enne, kui sina talle tänulik oled, on ju. Selliseid lihtsaid asju inimesed tihti ei saa aru. Nad ei saa nagu teadlikult aru, et mida see tähendab, on ju. Mida see tähendab, on ju, tuua oma ellu muutust ja seda kogeda ja mis see tähendab olla tänulik, olla vastuvõtmises. seda kõike inimesed tihti ei tea. nii et mikspärast siis jäävad unistused sageli unistuseks, ongi see igasugune selguse puudumine, inimene ei tea täpselt, mida ta tahab. ma vaatasin eile vaatasin ühte vanglasaadet Eesti kanalilt, kus siis üks naine ütles, ta oli endine vang, ta ütles, et tema suurim soov oleks leida see, mida ta hakkab väljaspool vanglat tegema üldse, mis tööd ta hakkab tegema, mis unistusi ta hakkab tegema. tal ei ole neid, sest keegi pole õpetanud talle, ta vanemad ei ole õpetanud, kuidas unistada. ta tuleb perest, mis on katki, mis on purunenud. ja seda ongi vaja inimestele õpetada, kuidas suuremalt unistada, kuidas suuremalt mõelda, kuidas saada seda energiat liikuma endal, sest kui see on sul nagu lugu taha pandud, siis sa ei oskagi nagu suurelt unistada,
sa oledki rahul sellega, kus on ju, sa paned oma energia väga palju teiste peale. sa ei mõtle, et kuidas sina saad enda elu lihtsamaks, paremaks teha, kuidas sa saad pikemalt elada, kuidas saad rõõmsamalt elada, kuidas õnnelikumaks saada. Kui seda ei ole sulle lapsena õpetatud, siis seda saab õpetada sulle täiskasvanuna, onju. nii et stardipunktis ma teen kõik selleks, et inimesed õpiksid nagu, kuidas suuremalt mõelda. Üleplaneerimine on tihti asi, mispärast unistused jäävad unistusteks. Liiga palju mõtlemist, liiga vähe tegutsemist ja absoluutselt hirm, mis siis, kui ma ebaõnnestun. Ja siis kaob ka motivatsioon, motivatsiooni kadumine on ka väga suur asi, mida ma klientidel näen. Nad otsivad, nad liituvad erinevate uute coach idega, ma eile just nägin, üks mu klient, pikaajaline klient tegi postituse, ta ei ole mu klient, ta lahkus mul kiirelt elu muutmise eelmisel aastal ja tegi postituse, et oo, ma nüüd liitusin mingi uue kogukonnaga, mingi tasulise tugiprogrammiga, ma olen nii elevil. Uus tugigrupp, uus asi ei anna sulle tegelikult seda muutust, mida sa ootad, kui sa ei tee seda muutuse enda sees ära, onju. ja kui sa ei ole valmis seda muutust oma sees tegema, sa tegelikult ei ole valmis ka võtma, see ei ole coach itav, jah. see on nagu suur asi, kui inimesed ei ole coach itavad, ma võin öelda, et vot see asi on vaja muuta, see on su energias valesti, inimene ei ole coach itav, siis ta võib käia kümnete erinevate coach'ide, tervendajate, kaardimooride, tarokaarte panijate, ma ei tea, igasuguste inglitervendajate juures, aga ta ei saa muutust. Jah, nii et ta lihtsalt, ta ei ole coach itav, ta jookseb ühe juurest teise juurde, aga siin ei tule tegelikult seda asja taha, seal ei tule sisu taha, seal ei tule muutust taha, seal ei tule neid asju taha, mida tegelikult ta otsib. ja, ja ma eile nagu ja mul ei ole sellest midagi, kui inimesed lähevad erinevatesse coach'ide juurde, erinevate programmide juurde, erinevatesse mastermind'isse, mida siin Eestis tuleb nagu seeni pärast vihma viimastel aastatel. Sellepärast, et nad näevad, et see ei ole tegelikult, sul ei ole vaja kogukonda, et õnnestuda. sul on vaja seda sisemist drive'i on ju, et ära, sul on vaja seda drive'i on ju, et õnnestuda, on ju. ja sellest tihti inimesed ei saa aru, et sul ei ole vaja maksta kellelegi, kes ütleb sulle, et kuule, tee temaga koostööd või tee seda või teist või. sul on vaja seda sisemist oma energia, sa oled motiveeritud, mingid teised inimesed ei saa sind motiveerida, kui su enda sisemine mott on maas, on ju. nii et see on nagu suurim asi, mis motivatsiooni kadumises on. see näeb välja nii, et alustatakse suure hooga, aga siis energia vaibub. ma eelmisel nädalal liitusin või tegelikult ma vormisin ise ühe siis sellise, ma olen läbinud ühte koolitust USA-s ja see on ainult selline 6-nädalane pisike koolitus, see ei ole midagi suurt ja 6 nädalaks on siis nii-öelda see accountability board või selline, et sul on nagu grupis inimesed, kes tulevad. ja ma leppisin kokku siis kahe teise naisega, et me kohtume mingil kindlal ajal ja juba esimesel kohtumisel üks naine ei tulnud, ta ei andnud ka teada meiliga ega kuskile, et ta ei tule sinna Zoomi kohtumisele, sest tal oli motivatsioon juba kadunud, onju. et aga nii juhtub nii lihtsasti, kui sul ei ole seda enda sees tehtud, onju. sul ei ole seda sisemist motivatsiooni ja ei ole seda visiooni selgust, kuidas defineerida, mida sa tegelikult tahad. ja kõige olulisem ongi saada see selgus, et mida ma teen, kes ma olen, milleks ma siin maailmas olen, mida ma selles valdkonnas teen. eile ma kuulasin, käisin Stigil trennis järel, ta käib korvpallis ja kuulasin, õhtul oli Äripäeva raadiosaade, kus üks väga tuntud ettevõtja, esimese Eesti Vabariigi keskkonnaminister rääkis siis sellest, kui väga edukas ettevõtja tõesti praegu on siis rääkis sellest, et kuidas seda leida, seda, et kuidas sa valida siukse asja, mina teen nüüd seda, onju. näiteks mina olen valinud selle, et mina olengi see Woo coach onju, mina olengi, aitan sul seda üliteadust tööle panna, aitan sul alateadust tööle, aitan sul nagu see nähtamatus maailmas ka neid muudatusi teha, et see kõik sul hakkab muutuma, onju ja ma ei häbene seda öelda, on ju, et ma ei häbene seda öelda, et see ei aita ainult mingitest kindlatest tegevustest või äristrateegiatest, sest kui su mindset on jama, on ju, sul ei ole seal ettevõtja, selle seven-figure ettevõtja mindset'i taga, siis sa jäädki selleks pisikeseks ettevõtjaks, kes teenib 5000, 10 000, 20, 30, 40, 50 000 aastas ja sa ei saagi sinna kõrgemale levelile. nii, noh, see ongi nii lihtsalt, on ju ja mul on praegu töötan ikkagi ettevõtjatega Eestis, kellel on kuu sissetulek seesama kuu, see mõne inimese aasta sissetulek on nende kuu sissetulek, onju. nii et
ma ei taha öelda, et see on ainult raha, sest see tegelikult see raha annab ju neile nagu vabaduse, on ju, vabaduse teha asju, mis neile meeldib, olla koos oma perega, lastega. mina nagu naudin seda, et ma, ma olen tegelikult nii-öelda oma lastele nii-öelda taksojuht, on ju. ja see ei ole midagi, mida ma teen millel mul on mingi vastupanu, et kui ma näiteks saan valida, et kas Levis läheb kedagi trenni viima või mina lähen trenni viima, kui mul vähegi on võimalik, ma lähen alati ise trenni viima. eile oli mul nimepäev, nii et mul olid nii armsad kliendid, soovisid mulle Messengeris head nimepäeva. jah, 15. oktoober on siis mu nimepäev ja ma alati tähistan oma nimepäeva. Eestis seda nii palju ei tähistata, aga kuna ma olin tudengina olin Soomes 3 kuud vahetusõpilane, siis ma sain aru, et kuivõrd suur asi on see, et tähistada oma nimepäeva, onju. nii et mul oli siis nimepäeva tähistamine eile ja Levis ütles nii ilusti, et no miks me peaksime ainult ühe päeva su nimepäeva tähistama. tähistame terve nädala, onju, nii et me nüüd nädal aega tähistame minu nimepäeva nii et vaata, kui tore on leida endale kõrvale selline nii-öelda abikaasa, kes tähistab sind, onju. nii et meil on nüüd nädal aega on minu nimepäeva tähistamine aga selline, issand, ma unustasin vist ära, millest ma üldse rääkima pidin selle nimega päevaga seoses. ühesõnaga, selline vahva asi et kas sina tead, millal su nimepäev on, kas sa tähistad seda jah, okei, mul kadus jutulõng ära, ma vaatan korraks oma märkmeid. ja, et inimesed ei tea, mida nad siis tegelikult tahavad ja see vangla näide oli ka hea näide, kui see naine ütles, et ma ei teagi, mida ma tahan ja ma annaks nii palju, kui ma teaksin. ja ma otsustasin panna siis teha siis meil uue aasta planeerimise väljakutse. sa võid tulla sinna osalema, see on 20 eurot. www.heidiblumberg.ee november on siis see, et kuidas järgmisest aastast teha oma elu parima aasta, sest teadlikult planeerides sa saad selle luua enda jaoks. nii et kõik peab alguses olema mõttetasandil ja siis tuleb füüsilist tasandisse, ma arvan, et sa seda saad aru, on ju. et kõik sinu elus, mis sa oled manifesteerinud, on sellisel moel tulnud ja miks sa arvad, et midagi peaks tulema teistmoodi, on ju. ja ma kutsun sind sinna väljakutsele, see investeering on praegu 20 eurot. nädal aega minuga novembrikuus planeerime sinu aastat. käime läbi erinevad eluvaldkonnad, erinevad asjad. ja kui sa nüüd liitud praegu, siis ma saadan sulle ka kuni 20. oktoobrini saadan sulle siis 20, ma vaatan, kas 20, igastahes ma loodan, et kui sa seda kuulad enne 20. jah, siis ma saadan sulle ka kiire elumuutuse kalendermärkmiku tasuta. kui sa liitud pärast seda, siis see on 19 eurot on see kalendermärkmik koos kursusega, kuidas seda kalendrit kasutada. ja sa saad seda kalendriga tutvuda www.heidiblumberg.ee 90, nii et 90 päeva kalender ja seda võid ka endale jõulukingiks kellelegi soetada, kui sa ise tunned, et vot ise võib-olla ma ei vaja seda, aga keegi peaks planeerima mu uut aastat, onju. nii et las ta tuleb, teeb selle jõulukingi varase kingituse praegu ära. nii et tule osalema, jah, tule osalema ja tule aastat planeerima ja see on väga-väga vahva asi. nii et ma loodan, et täna see episood kõnetas sind, sa said natukene enda sisse vaadata, said aru, mis sul viga, et su unistused ei täitu ja tule parima aasta väljakutsele